Hei, see oli Sokrates, kes ütles, et toit on sinu ravim ja ravim on sinu toit. Ja sellepärast ma ikka väga mõtlen, mida suhu ajan, eriti õhtul, eks ju. Täna me teeme teiega ühte meie pere lemmikrooga. See on loomalihasupp. Selleks läheb meil vaja mitmeid väga olulisi komponente. Loomulikult läheb meil vaja loomaliha. Selleks võtsime Liivimaa lihaveise lõikeid. See on selline väga hea kvaliteetne liha, piisavalt valku, nii et siit tuleb üks mõnus supimaterjal ja loomulikult hästi palju taimset komponenti. Me võtsime 3 erinevat paprikat, punane kapsas läheb sinna sisse, praktiliselt kogu see kapsas läheb sinna sisse ära. Siis paneme sinna loomulikult maitserohelist ja kasutame selleks kõigeks Aikuk wok-panni, mis on täiesti asendamatu liitlane köögis. Kui sa tahad köögis võita, peab sul olema vinge liitlane. Meil on selleks Aikuki wok-pann. Asume tegutsema. Väga terava ja kvaliteetsest terasest Aikuki kõige suurema noaga me tükeldame kapsa ja valmistame ta ette. Seejärel valmistame ette paprika. Paprika lõikamiseks kasutan ma sellist mõnusat väikest fileerimisnuga, sest seda on vaja ilusti kõigist seemnetest puhtaks teha. Ja kui teil paprika on lõigatud, siis ärge unustage kindlasti oma koera, sest koerale meeldib paprika ka väga. Nüüd järgmisena me hakkame teiega lõikama maitserohelist ja siis poolitame ära need väiksed tomatid. Maitserohelise hakkimiseks sobivad suurepäraselt Aikuki köögikäärid. Nendega võib igasuguseid toredaid asju lõigata, sealhulgas siis näiteks seda sama peterselli. Enne, aga kui me hakkame suppi keetma, meil on vaja valmis teha supi põhi. See tuleb loomulikult loomalihast, selleks me panin siia panni põhja natukene värskelt pressitud oliiviõli, andsin pannile veidi kuuma sellele wokile ja põhimõtteliselt juba nüüd me näeme, et võib selle loomaliha siia sisse asetada ja ära pruunistada. See võtab mõne hetk aega. Liha pruunistub ja varsti on ta valmis teiste toiduainete lisamiseks. Mõni hetk hiljem loomaliha on pruunistatud ja nüüd hakkame lisama teisi toiduaineid. Tulemuseks on selline ilus värviline segu, kuhu ma lisasin ühe kausitäie puhast eespringi vett. Ja nüüd alustame protsessiga, mille nimi on Aikuk. Ja hiljem ma seletan teile täpsemalt, mida see tähendab. Selleks, et aikukimise protsess pihta hakkaks, kasutame me woki kaant ja siia kaane ja wokpanni vahele tekib selline auruvõre, mis tähendab siis seda, et Aikuki protsess on käivitunud. See tähendab seda, et tol momendil, kui see tekib, gaas hakkab just nagu ringi käima, nagu kuullaager, siis me saame selle pliidi energia välja lülitada ja väga energiasäästlikult ja tervislikult valmistame meie õhtusööki. Oleme saavutanud optimaalse temperatuuri. Sinna kaane ja poti vahele on tekkinud auruvõre ja nüüd me võime viia temperatuuri miinimumi ja jätta ta siia pliidile, võib-olla 10-15 minutiks ja siis peaks olema supp täiesti valmis. Mulle tundub, et meie loomaliha ja köögiviljasupp on valmis. Vaadake, kui värviline. Vaadake, kui imelised värvid. Issand, kui ilus. Ja kindlasti väga maitsev. Kohe tuleb koju erita ja me proovime ta ära.